Here comes the free fall. Siit tuleb vaba langemine. Vahepeal tundub lausa uskumatu, kui keerulised on inimeste omavahelised suhted. Ometigi me kõik vajame ühte ja sama, armastust, mõistmist, tuge. Ja tegelikult, kui nüüd mõelda, siis võib jätta ainult armastuse, kuna see hõlmab kõike. Kui sa päriselt ka armastad, siis on iseenesest mõistetav, et sa toetad ja hoolid, annad endast parima, et mõista teise mõtteid, tegusid, soove. Aga ainult muinasjuttudes on armastus kõik võimas ja võidab kõik. Elu päris selline ikka ei ole. Jah, kui lähtuda põhimõttest, et armastus tahab anda, aga ego tahab võtta, siis justkui oleks kõik lihtne ja loksuks paika. Me ei saa tihti olla nende inimestega, kellega tahaksime. Me ei saa teha asju, millest unistame. Kui me lülitame ego välja, siis leiame väga lihtsalt kõigele selgituse. Kui elus on juhtunud nii, et me ei saa olla selle inimesega, keda armastame, siis armastuse vaatevinklist me peaksime kõige enam soovima, et ta oleks õnnelik, kas siis meiega või ilma. Kuid ego meie sees räägib hoopis teist juttu. Ja selle eest ei saa meid hukka mõista. On loomulik tahta olla õnnelik. See on ka armastus iseenda vastu. Ei saa kogu aeg ohverdada ennast teiste heaolu nimel. Mis siis meie enda elust saab? Mis meie õnnest saab? Räägitakse ka, et enda soove peab kartma. Me ei saa kunagi olla 100% kindlad, et kui see soov täitub, siis me oleme rahul ja see teeb meid õnnelikuks ning teeb meile head. Vahepeal need asjad, mis tunduvad meile nii ahvatlevad ja head, on küll sellised, aga ainult kaugelt vaadates. Kui need soovid saavad teoks, siis tundub, et kas siis seda me tahtsimegi? Kas see ongi kõik? Võib tulla pettumus. Samas võib juhtuda ka see, et teekond selle sihini oli palju huvitavam kui eesmärk ise. Aga me ei saagi seda teada enne, kui ära ei proovi. Võib ju lõpmatuseni karta, et äkki meie unistus ei olegi tegelikult nii hea. Aga võib astuda selle ebakindla sammu teadmatuse poole, justkui teeks langevarju hüpet. Kindlasti on hirmus. Arvatavasti ka ebamugav. Aga eufooria, mis võib meid täita peale selle hüppe sooritamist, on kindlasti väärt hirmu ületamist. Kas riskid